mis vahe on ilupediküüril ja jalaravispetsialisti teenusel? Mis on soolatüügas, konnasilm või koledad paksud küüned? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse Jalaravikabineti podcastist. Tere tulemast kuulama meie tänast Jalaravi podcasti Terved jalad, terve elu, kus räägime ühest üsna tavalisest, aga sageli alahinnatud tervisemurest ehk meeste higistavatest jalgadest. Tundub justkui lihtne või isegi piinlik teema, millest ei tahetagi eriti rääkida, aga tegelikult võib see mõjutada nii tervist, enesetunnet kui ka enesekindlust. Miks siis jalad higistavad? Millised probleemid võivad sellega kaasneda? Kas tõesti saab midagi teha, kui sokid on pidevalt märjad ja jalanõud lõhnavad ebameeldivalt? Just nendele küsimustele otsimegi täna vastuseid. Meil on külas Jalaravikabineti looja ja kogenud podoloog Monika Simm, kes igapäevaselt tegeleb jalahoolduse ja jalgadega seotud probleemide ennetamise ning ravimisega. Ta aitab meil saates mõista, mis tegelikult jalgu higistama paneb, millised tervisemured võivad varitseda ja kuidas neid ennetada või leevendada nii koduste vahenditega kui professionaalse abiga. Nii et kui oled mees ja sind on see mure kunagi vaevanud või kui sul on elukaaslane, sõber või kolleeg, kellel võiks sellest teemast kasu olla, siis jää kuulama. See saade võib muuta sinu arusaama sellest, kui oluline on meeste jalahügieen ja jalaravi. Aga nüüd siis alustame, Monika, tere taas! Tere taas! No räägime esmalt sellest, et kui üldse on jutuks jalgade higistamine, siis seda nagu seostataksegi rohkem meestega. Et kas siis meeste jalad päriselt higistavad ka rohkem kui naistel? No tegelikult ei ole see päris nii, et nüüd me saame panna kahte kasti, eks ju, et mehed higistavad rohkem kui naised. Ma pigem arvan niimoodi, et mehed paistavad välja selle jala higistamisega rohkem kui naised, et naised oskavad seda natuke rohkem varjata. Ja võib-olla hoolitsevad oma jalgadest nagu täpsemalt või tihedamalt päeva jooksul. Et kui on nirud jalanõud, siis on varusokid kaasas näiteks? Ja näiteks, või siis kui ta on tööl, eks ju, siis ta vahetab mitu paari sokke võib-olla päeva jooksul, eks ju, et kui ta tunneb, et jalad higistavad, näiteks, ütleme toiduaine tööstuses, eks ju, paneb kummikud hommikul jalga, sest tal on keskel sellist märga ja niisket see töökoht on ja ta teab, et tal on peale lõunat vaja ja uued sokid jalga panna. Näiteks üks no kontoritöö juures vist on ka niiviisi, et naised pigem vahetavad oma välisjalanõud sisejalanõude vastu, mehed mitte nii väga. Ehkki ma olen tähele pannud, et on üks erand. IT-osakonna meestel on mõnusad sussid jalas. No näed, et juba on siit suur asi, et IT-mees teab, et tal on terve päev istuv töö, eks ju, ja ühes keskkonnas soe ja siis, kui juhtubki õnnestuma, et läheb lõuna ajal välja sööma, eks ju, et siis võivad jalad samamoodi märjaks saada, tal on sokid ja sussid. Täpselt nii. Aga milline see higistamise roll meie kehas üldse on, et kas see on selline asi, et mida nagu peaks kõigest väest vältima või see on tegelikult meie kehale ikkagi vajalik? No higistamine on ikka üks osa ju meie kehast, eks ju, et ta tegelikult ju reguleerib meie temperatuuri, et ta annab kehale või õigem on öelda, ta on kaitsemehhanism, et kui keha hakkab üle kuumenema, eks ju, et siis tulevad välja vedelikuna kõik see, mis ei pea sinna sisse kuuluma, on. Et tegelikkuses ju naha, ütleme seda, reguleeribki meie, võib-olla lihtsamas keeles öelda, sümpaatne ajupool, eks ju, et ta kuumeneb, siis ta paneb ta tööle ja niimoodi me jahutame oma keha maha. Et see on tegelikult on ta ikkagi kaitseks mõeldud tegevus. Muidugi. Aga kui palju see higistamine siiski sõltub sellest, et millised jalatsid või sokid või... No tegelikkuses on niimoodi, et kui me nüüd räägime liigsest higistamisest üleüldse või et miks meestel jalad higistavad rohkem kui naistel pealt näha, avalikkus, ühiskond näeb nii seda asja, siis tegelikkuses on siin nii palju tegureid, et üks on näiteks pärilik, et me oleme saanud geneetiliselt sellise higistamise variandi endale, et meil võib olla see täiesti isegi haiguslik nähe, et
kui ka keha üleni, ütleme huule pealt otsaesine, kaenla alused on need, mis nagu näitavad, et see võib olla haiguslik nähe, et kui ta mingisuguses töösituatsioonis näiteks ikka voolab täiesti kaenla alused märjaks nii, et sa ei saa, et see kleepub, see riie sul seljas. Et siis ta ei ole ikka päris õige see tavaline higistamine, et näiteks emotsionaalne pool, et ma olen natuke närvis, lähen töövestlusele, et ma olen nüüd nii närvis, eks ju, et see on okei. Ja, et see on okei. Et siis on natuke näha, et ütleme kaenlaalule läheb niiskeks, aga siis kui ta on ikkagi täiesti varbavahed lirtsuvad, sokid on momentaalselt märjad ja samaaegselt on sul kaenlaalustes jookseb põlveõndlad, niisked, otsaesine märg, huule pealt on täiesti selline kohe silmaga nähtav mulliline selline märg osa, eks ju, et siis ta ei ole ikka päris õige. Et siis tasuks arsti juurde minna? No siis tasuks hakata otsima põhjust jah, et millest see tuleb. Et kui ta nüüd on pärilik, siis teda tuleb lihtsalt õppida nii-öelda hooldama, et kuidas ma nagu ise ennast saan hoida nii, et see lõhn ja kõik sellega kaasnevad ebameeldivad hetked ei tuleks nii palju esile. Et hooldus on see, kuidas me saame seda pärilikest põhjustest tekkivat higistamist hoida kontrolli all, eks ju. Aga kui on tegemist, ütleme, lihtsalt sellise jalgade higistamise või et natuke kergemini kaenlaalused higistama hakkavad, siis see võib olla ka lihtsalt sellest, et me oleme emotsionaalselt nii vastuvõtlikud näiteks või siis teine, mis inimesed ei oska nagu seostada, võib-olla tavainimene on see söömine, eks ju, et kui me ikkagi sööme vürtsist toitu, näiteks chillit hästi palju või meile meeldib küüslauk, siis ka see paneb tegelikult higistama inimese. See paneb higiga nagu lõhnama? Ja see paneb higi väga ilusti lõhnama, et kõik see, mida me sööme, see tuleb ju higi ja lõhnaga kõik ikkagi välja. See on hoopis teistsugune lõhn ja kui me nüüd oleme pärilikkuse tõttu ütleme aldistunud liigsele higistamisele, siis tegelikult siin ongi see, et see lõhn, mis sellega kaasneb, siis palju, ütleme, nõukogude ajal oli see selline koolis, mina mäletan, et oli ühistranspordis. Ja ühistranspordis oli hästi palju, et inimene tuleb, seisab sul kõrval, eks ju, ja tal on selline ebameeldiv spetsiifiline lõhn, et vahel tunnedki seal seda küüslauku või mingisugust sellist kirbet lõhna juures, et see on see, mis viitab sellele, et sul võib ollagi see geneetiliselt või mingi haiguse tagajärjel selline liigne higistamine, eks ju. Või siis näiteks, kes mäletab meestest rääkides, siis Nõukogude armeest tagasi tulevad noored mehed, eks ju, nende jalad olid juba nii ära rikutud, mis siis, et nad nii nimetatud neid partjankasi või mis iganes selle nimetus oli, neid kaltsusi sinna ümber jalgade panid, eks, et mis muidugi aitas rohkem, kui oleks olnud seal mingisugune šokk, eks ju, aga siiski tekitasid jalgade higistamise ja selle tagajärel on ju varbavahed haudunud, selline spetsiifiline lõhn tekib, et mina mäletan oma isa, kui ta tuli põllu pealt, ta käis traktoriga põldu kündmas, eks ju, ja siis kui ta need jalanud jalast ära võttis, siis oli nagu isa lõhn oli kodus, eks ju. Et selline spetsiifiline, see oligi sõjaväest jäänud talle, et ja ta ei tulnud sellega toime muidu, kui ta pidigi 2-3 korda päevas jalgu pesema. Et nagu õnneks talle endale ei meeldinud see lõhn, et ta nagu üritas hoida ja hoolitseda nende eest, aga no tollel ajal ei olnud vahendeid ka nii palju, eks ju. Et ja siis on muidugi see, mis meil tänasel päeval klientide koha pealt on välja tulnud, et meesklient ütlebki nii, et see ongi normaalne mehe lõhn ju. Et no päris normaalne ta ei ole, sest et lõhn tekib ju bakteritest, eks ju. Et hakkab ju kasvama seal ja hauduma ja see tekitab elu sinna varvaste vahele, eks ju. Ja see ei ole sugugi meeldiva lõhnaga.
Isegi siis, kui inimesel on täiesti normaalne higistamine, võivad ju teatud tüüpi jalanõud või ütleme vales välistemperatuuris, valest materjalist jalanõude kandmine sellist jalgade higistamist põhjustada ja siis see higi võib olla selline tavaline, ta võib olla selline külm higi, on ju, et kuidas siis seda nagu ütleme õiget jalanõud, mis su jala tervist toetab, valida? Kõigepealt peaks, ma arvan, valima hakkama sokke, et esiteks see sokk peaks olema täpselt paras, mitte liiga suur ja mitte liiga väike, eks ju, et need varbad kokku kisuks, siis nüüd tuleks mõelda selle peale, et millises situatsioonis ma milliseid sokke pean kandma, et ütleme näiteks meeste puhul, et võtame selle traktoristi näiteks või politseiniku, kellel on päev otsa sellised kinnised saapad jalas ja kellel on vajalikud teatud tüüpi jalatsid, eks ju, siis seal peaks ikkagi sees olema võimalikult hingavast materjalist sokki ja mida mina soovitan, on see, et nendel sokkidel ei oleks soonikuid. Ehk siis see sokisoonik, mis seal üleval on, see pigistab ju ka selle jala kokku sealt ülevalt, eks ju, ja ta ei ole nagu jalg ikkagi teatud asendis tursub ja sellest tekib ka ju õhupuudus. Ja nüüd, kui ta paneb veel sinna mingisuguse sellise absoluutselt mitte hingava ja kitsa, kus jalg on täiesti äärest ääreni kinni seal ja surutud, eks ju, siis loomulikult hauduvad varbavahed, tallaalused, siis tekib meestel veel eriti, tekivad sellised varvaste allasi ja kus algab päkk, tekib selline haudunud nahariba, soon, selline natukene võib-olla kollakat värvi ja teine koht, millest ära tunneb, on see, et kas jalanõu on liiga umbne ja sokk vale seal jalanõus, et näiteks liiga paks sokk ei ole õhuke puuvillane, vaid on mingisugune frotee ja selline paks, aga õues on 25 kraadi sooja, eks ju, siis on kand läheb sellise kergelt kollakaks ja sinna keskele tekivad sellised pisikesed õhumullikesed. Ja vot see on üks märk, mis näitab, et on valed jalanõud, valed sokid ja kui veel on pärilikkusest veel soodumus liighigistada, siis bakterid hakkavad vohama seal ja no selle tagajärjel võib igasugust ägedaid asju, siis ongi, et mu jalad valutavad, eks ju, mul varvas natukene surus siit, hõõrub midagi, et ja siis tulebki mees koju, tal jalad on väsinud, valutavad ja mis ta teha saab, eks ju. Millised terviseprobleemid siis üldse sellise liigselt higistavate jalgadega võivad kaasneda, et baktereid sa nagu mainisid, aga bakterid ju ka päris terve naha peale ei tule, et selle nahaga on ilmselt juba midagi juhtunud siis? Jaa, no nahk on ikkagi ennem juba kõvasti haudunud, eks ju, nahka tuleb ikkagi, bakterite jaoks ta peab olema keskkond, et soe, niiske, järjepidev haudumine, siis hakkavad tekkima bakterid, aga no sinna tekivad, vot siit hakkabki pihta, et meil 4.–5. varba vahele tekib selline valge, kobrutav, mõnikord isegi selline, no ma ütleks niisugused kriimu taolised haavandid, eks ju, kergelt on ta roosaka välimusega ja siis selline valge läbipaistmatu nahariba on seal ümber ja vot sealt kaudu juba saame me jalaseene ilusti välispidiselt vastavale keskkonnale selline mõnus soe bakteritega koos seal ja sealt natuke immuunsus läheb kehvemaks ja on meil küüneseen olemas näiteks. Et see lööb välja siis, kui organism on juba ütleme, immuunsus on nii palju kehvemaks läinud, siis lööb selle seene ka veel sinna välja, et enamalt jaolt tuleb, ütleme, 25-aastaselt ei pruugi see seen nüüd nii kiiresti välja tulla, aga seal 50+ on juba täiesti normaalne, et nurgad on lahti ja küüs on natuke teist värvi. Aga see
ebameeldiv lõhn, isegi võiks öelda hais, mis tekib, et see on siis seotud bakteritega? See on bakterite ja seentega seotud reaalselt, jah. Et see kui ütleme higistamisest, liigihigistamisest räägime, eks ju, siis meil on üle keha on selline, teatud kohad on meil lidimärjad ja hõõrdumist tagajärgi siuksed punased kobrutavad kohad tekivad, eks ju. Aga kui me nüüd ei hoolda seda, siis me võime saada nii varba vahele selle seene ja bakteri põletiku kui ka kaenla alla. Et siin ei ole vahet, kui nahk on juba kahjustunud sellest see põletik võib liikuda üle keha või? Ikka. Ja seened samamoodi ütleme, kui meil on nüüd meesterahvas, kes vähemalt kord päevas peseb jalgu ja nüüd tal on 4. või 5. varba vahel on haudumine. Ja nüüd, kui ta on korralik mees selline, kes võtabki kätte ja varba vahet tõmbab sõrmedega üle, eks ju, siis selle sõrmega üle tõmbamisel võid sa tõmmata endale üle keha selle. Et sa saad seda levitada igale poole, eks ju. Nüüd on iseasi, kus ta välja lööb. Mida siis teha, et see ei leviks? Vot siin nüüd ongi see, et mehed häbenevad tulla küsima, häbenevad tulla meile näitama neid olukordasid, mis nendele muret teeb. Aga seda saab tegelikult hästi lihtsalt ära hoida. Esiteks on kodused vahendid on näiteks soolavann. Teha kord nädalas soolavanni. Sool on juba iidsetest aegadest puhastava toimega. Siis tuleks kasutada selliseid desinfitseerivaid aineid vahete vahel, enne tööle minekut, peale töölt tulekut, mis kuivatavad ja puhastavad, eks ju. No meil on selline toode, on deodorant on Saksamaalt, mis siis lisaks sellele, et ta kaitseb meid, ta tõmbab sellise kihi peale, siis ta kuivatab ka varba vahed ära, ehk siis ta ei lase tekkida seda haudumist. Et ja siis, kui sa oled kasutanud seda deodoranti, siis sa ka ei levita, sellepärast, et ta desinfitseerib ära selle infektsiooni sealt pealt, et sa ei saa nagu näppudega vedada seda laiali, aga kui sa lased kogu aeg hauduma ja kogu aeg ühtemoodi ja ei hooli nii öelda, siis ei pese seebiga võib-olla varba vahesi vahete vahel, eks ju, ei desinfitseeri, ei kuivata, siis ta levibki sul igale poole. Kas sa saad tihtipeale juba lõhna järgi aru, et mis tüüpi jalaprobleem on? No ikka, et ongi ju tegelikult, ütleme, lõhn, siis nahavälimus, need on ju 2 sellist kohe nagu nähtavat sümptomit visuaalselt, millega sa saadki öelda talle, et kuule, et mul on selline kahtlane tunne, et siin tuleks natuke pöörata tähelepanu. Mida inimene ise nagu saaks nagu ära teha või et kuidas oma jalgu nagu jälgida? Mina soovitaks kord nädalas ikkagi võttagi kätte, et kui iga päev on kiire ja ei jõua neid varba vahesi vaadata ja näppida ja nagu täpselt näpuga järgi ajada, siis no kord nädalas võiks ikka võtta ühe saunapäeva ja teha need varbad lahti, vaadata sõrmedega, et mis seal vahel on, eks ju. Et kas seal on kõik hästi, liigutada neid varbaid natuke. Eriti kui jalg on natuke kokku veel pressitud, eks ju, oma loomu poolest juba või mitte ainult jalanõus, vaid ka muidu tavaasendis. Jaa, ikka. Et täiesti tavaliselt kodus. Võta oma jalg sülle ja vaata, mis sul seal varba vahel on ja talla alt näeb ära, et kui sa nagu esimese hooga ei näegi sinna varba vahele, eks ju, siis kanna pealt sa näed ära. Kas sul võib olla seal midagi, teiseks sa oled iga päev käid tööl, sa ikkagi kuulad ja nii palju sa ju tunned, et kas mul higistab kuskilt, et ma tunnen, et mu varbad on märjad, eks ju, et siis natukene vaata, mis sul seal varba vahel on korra nädalas. Ja kui sa näed, et seal natukene juba on haudunud, siis tuleks ruttu kas abivahendid käsile võtta, vähe tugevam hügieen käsile võtta või siis mõelda, et kus ma töötan, milliseid jalanõusi ma kannan ja mida ma saan teha töö ajal enda jalgade jaoks, sest tegelikult kui on ikkagi varbavahed lõhki ja higistamine on üldse, ta ju teeb naha avatuks igasugusele
jamale, mis välispidiselt võib ligi tõmmata, eks ju. Et viirustele, bakteritele, seentele, et mõtle, kas sa saad pesuga, hügieeniga hoida seda, kas sul on leida sellist abivahendit, mis aitaks sul hoida seda higistamist kontrolli all, eks ju. Või siis teine asi, kui sa ise ei oska midagi peale hakata, siis tule jalarabikabinetti, me räägime sulle, mis sa teha saaksid. No hästi palju sõltub jalanõudest tegelikult, et milline see jalanõu materjal on ja kas sa vastavalt õigele aastaajale või oma töökeskkonnale oskad seda õiget jalanõud vaadata ja muretseda endale. Et mina küll, mida vanemaks ma saan, seda mugavamaks ma muutun ja ma ei taha enam ühtegi asja jalga panna, mis tekitab mu jalas sellist tunnet, et mu varvastel ei ole mõnus olla. Ja ma olen päris suure sorteerimise teinud oma jalanõude hulgas, et mida ma tahan kanda ja mida ma ei taha kanda. Mulle tundub, et võib-olla mehed alati ei ole nii valivad, et nad käivad sellega, mis neil on ja nad ei mõtlegi selle peale, et see jalanõu võib talle nagu kuidagi ebatervislik olla, et see teadlikkus äkki võiks olla veidi suurem. Ja, mis meil klientide juures veel on tähele pandud, on see, et kliendid räägivad, et kui ma küsin, et milliseid jalanõused tööl kannate, mul on need samad tossud, eks ju. Nii, aga millega sa igapäevaselt käid? Ma käin nende ühtede tossudega, sellepärast, et ma käin nii kaua, kuni need otsa saavad. Et päris nii ei ole ka hea tegelikult, sellepärast, et esiteks on just nii, kui sa nimetasid aastaajas küsimus, eks ju, kujutad nüüd ette, mida me tänapäeval tänavatel näeme. Õues on 25 kraadi sooja, ja siis on noored mehed, kellel on, ma ei tea, kas see on praegune mood, aga sellised vähe pikema säärega sokid, paksud sokid, eks ju, ja siis on sellised tugevast materjalist tossud seal otsas. Sellised nahast, eks ole, mis ei hinge. No ja kas on päris nahk või kunstnahk, me seda ei tea, eks ju, aga selline nagu tugevad ja kinnised ilma riideta või sellise läbilaskva materjalita jalanõud ja siis nad on kobakad seal. Siis esiteks punkt 1, kõnnakul jalg ei liigu. Nad lohistavad neid, eks ju. Punkt 2, seal on paks sokk sees, mis ei tohiks üldse olla. Kui sul on ikkagi väljas 25 kraadi sooja, siis ei saa nagu moe pärast hoida neid seal, et umbseid jalanõusi. Ja umbseid jalanõusi seal varvaste otsas, eks ju, et pigem peaks ikkagi vaatama või siis vastupidi näiteks, ega see ka hea ei ole, kui me liiga õhukese tallaga ja õhukeste sokkidega jällegi 15 kraadi külma on väljas, eks ju, ja tuleme koolist koju, me oleme hästi moodsad ja toredad noored mehed, eks ju, aga varbad külmetavad. See ka ei ole hea. Et siin võib ka tekkida igasuguseid erinevaid muresi, millega me pärast peame tegelema, eks ju. Aga mis nüüd puutub just sellesse liighigistamisse, siis siin on vaja hästi täpselt järgi uurida, et miks ma higistan nii palju, milliseid jalanõusi ma kannan, siis ei tasu kindlasti kanda neid paksusi ja kobakaid jalanõusi, vaid siis peaks olema tegelikult nii, et esmaspäeval kannan ma, ütleme, musta värvi tossusi, millel on, no näiteks Sketchersil on head tooted, et tal on riidest sellised õhku läbilaskvad suveks väga headeks. Meil on autojuhid, kes kannavad ka tööle minnes isegi talvel selliseid, ütlevad, et need hingavad, lasevad jalal liikuda, eks ju, ja siis panevad rihmikud seal töö juures, eks ju, ja siis, kui koju tulevad jälle nende õhematega, aga nendel on paksemad tallad. Nad ei anna sulle külma nii palju juurde, aga samas jalg saab jahutust. Jalga jahutab ja see ka ju reguleerib. Siit hakkabki see reguleerimine pihta ju. Tegelikult oleks ju niiviisi, et suvel oleks väga tervislik see mood, mida natukene naerdakse, et sandaalid ja sokid. Ja. See oleks väga hea mood, ausalt öeldes. Et see hoiaks pigem need jalad korras ja tegelikult ju inimese enda rahakotti hoiab kokku see ju. Et kui sa paned endale sandaali jalga, no krokse ma päris ei soovita, eks ju. Neid, mida ütleme siin poodides 10 euroga müüakse, eks. Sest see on ka jälle siuke materjal, mis hoiab seda
kinni ja tekitab seda higistamist, eks ju. Aga kui meil on sellised normaalsed rihmikud või plätud, väga popid olid, Sketchersil olid, siis sellised pealt risti on veel täisnahast paraja paksusega kuni 2 sentimeetrit paksuse tallaga, et ja sinna selline õhem puuvillane sokk panna. No noored natuke nii kannavad, et sokid ja plätud, et see on tegelikult ühest küljest see nagu võib-olla mõtled, et mis asja, teisest küljest jalgadel on ju väga mõnus. Ja, ongi. Ja mis on ju soki funktsioon, eks ju? Hoida ära hõõrdumised, higistamised, tolm, kaitsta jalgu, ütleme, esmase väikese kivi sattumisest varba vahele, eks ju. Et tegelikult see ei ole üldse paha mõte, et selline mood teha. Millised need kõige tõhusamad ravivõimalused on või siis hooldusmeetodid, kui meestel näiteks jalad väga higistavad? No ikkagi kodus peaks pesema ikkagi mitu korda päevas neid ja mitte sooja ega kuuma veega. Et tegelikult leigega siis leigega ja et kui sa ikkagi oled väga higistava jalaga, siis tähendab seda, et sul on vaja jahutada keha, siis tuleks pesta jaheda veega. Et see on nagu number 1, vähem kasutada igasuguseid seepe, dušikeele, keelid, no mis iganes pesuvahendid on, et soolvesi on kõige parem siis? Soolvesi oleks kõige parem ja see kuivatab, puhastab, on selline desinfitseeriv ja ka pesuaine eest, eks. Ja siis on kindlasti see, et siis tuleb õppida varbavahesid kuivatama ja mitte ainult varbavahesid, tallaaluseid ka. Nagu ma enne ütlesin, et esimene märk on see, et ta siit päka alt tekib selline haudunud rant ja pealt näha ei ole midagi katki veel. Aga kui see seen nüüd seal arenema hakkab, siis ta tegelikult koorib selle naha kohe paksult lahti, et meil on läbi aegade olnud palju selliseid meeskliente, kes tulevad alguses sellepärast, et näe, mul on mingi imelik nahk siin on ju. Või siis nagu viimane juhus oli, et ma proovisin rellakaga sealt natukene lihvida. Et ja mehed on hästi andekas siis. Töömees? Ja, temal on ikka tööriistad on see esimene mõte, et ta reaalselt näitas, et mis ta tegi, oli see, et ta võttiski siis selle, ma ei tea, kas ta oli päriselt see rellakas, eks ju, selle töövahendiks, aga ta oli näha, et ta oli lihvinud seda osa ja mis juhtus oli see, et ta tegi selle katki ja see oli valus ja nüüd ta tuli alles meie juurde. Et ta oleks võinud tulla natukene varem, enne kui ta sinna selle tööriistaga kallal läheb, aga nagu ta isegi ütles, et ma tahtsin ainult head, eks ju, et ma proovisin oma mõistusega hakkama saada. Aga mis ta tekitas, oli see, et tal oli veritsev, krobeline, selline valulik tallanahk ja enam kõndida ei saanud, eks ju. Ja ega see ju higistamist ära ei võtnud. Et see tegi ju tegelikult veel hullemaks selle, et tegi lisaks higistamisele ju veel ka haavandid ja vere ja valusa kõndimise sinna, eks ju. Päris karm lugu. On. Ja siis kindlasti ütleme higistavate jalgade puhul on see, et kui me räägime kuivast nahast, siis me räägime, et tuleb kreemitada. Siis higistavaid jalgu ei saa iga kreemiga kreemitada. Et siin nagu meestel on kergem ja jumal tänatud, ma ei pea neid kreemitama hakkama, eks ju. Et pigem deodorandid, desinfitseerimisvahendid, need on need vahendid, millega sa saad hoida oma jalga pikema päeva sellises jahedamas olemises ja ütleme, on ka selliseid kreemi, mis jahutavad. Et jahutavadki seda jalga, et ta ei läheks nii kiiresti hauduma ja ei hakkaks lirtsuma ja need varbavahed, eks ju. Sest tegelikkuses on nii, et kui me räägime noortest meestest, tänapäeval on ju väga palju paanikahäireid. Paanika, ärevushäireid, inimestel on sellised foobiad, eks ju. Ja võt see tekitab ka higistamist. See ka tegelikult ärritab, tekitab higistamist ja siis me ei saa aru, mis meil viga on. Et ühelt poolt me oleme tegelikult hoopis nagu teise, ma ei tea, kas seda nimetada nüüd haiguseks, aga teise sellise tegevuse tagajärg, eks ju. Ja siis meil on varbavahed haudunud. Aga nagu väga üllatav seos, eks ole? Me ei oska nagu seda ju kokku viia, et need oleks nagu need samad asjad, et see üks võib tekitada teist asja, eks ju. Või siis, mis on veel, on näiteks
vähi tagajärjed, erinevad vähivormid, selle tagajärjel liighigistamist palju, et noh, mina tean konkreetselt klientide pealt, et näiteks rinnavähi ütleme ravi ajal tekib tuleb noor inimene, ütleb niimoodi, et ja mitte ei ole ainult naistel see rinnavähk, et on ka meestel rinnavähki. Et näeb, ma ei ole kunagi niimoodi higistanud, mis mul nüüd on, eks ju, et mul on hirm. Et hirm tekib muidugi sellest, et kõige suurem probleem on see, et tal on diagnoos, inimese aju reageerib sellele, ta kardab kõike, eks ju, ja see tekitab jälle omakorda ärevust, see tekitab omakorda meie sümpaatilises närvisüsteemis sellise reaktsiooni ja see võib ka olla veel üks lisategur sellele asjale. Ja siis on muidugi ravimid, et ütleme, kui me räägime Soomes elavatest meestest, siis purana 3 korda päevas igale erinevale haigusele, mida seal kiputakse välja kirjutama, eks ju, siis see tekitab samamoodi tegelikult higistamist. Et vähiravimid on päris kanged tänapäeval, need võivad tekitada diabeedi, elustiilihaigused, podagra näiteks. Meil oli juhus, kus klient tuli, et tal sõrmede vahed, et miks mul peopesa ja sõrmede vahed nii õudselt higistavad ja lõpuks, no see võttis aega see uurimine, aga tuligi välja, et tegelikult on podagra probleem see, et kõik ikkagi toitumine, eks ju, ravimid, et need tekitavad reaktsioone. Kui juba on inimesel see liigne higistamine ja ta mõtleb, et no mis siis ikka, et võtan siis mingi jaladeodorandi, ilmselt peab siis sellega nagu ka arvestama, et kas need jalad on nagu juba katki või mitte, sest et ma kujutan ette, et igat deodoranti ei tohigi katkise jala peale lasta üldse. Ei, et selles mõttes, et kui me ennem rääkisime sellest deodorandist, mis varbavahed ära kuivatavad, siis see eeldab, et seal ei ole haavandeid, ehk siis see on, ütleme, varbavahe on ainult natukene selline valge, haudunud nahk, siis ta aitab või see kand, millel on sellised õhumullikesed, mis on, ütleme just veel tänasel päeval nende meeste probleem, kes on Vene armees käinud kunagi, eks ju. Et siis aitab see deodorant. Aga kui meil on juba mingid haavandid, väikesed sellised kriimud, jah, et väiksed haavandid seal varvaste vahel, eks ju, siis meil on olemas ka selline tinktuur, mis ma ise olen hirmus toodete katsetaja ja mul kodus samamoodi meesterahvas, kes Nõukogude armees käinud ja kipub ikkagi selle 4.-5. varba vahete vahel tal lohakile jääma, siis on selline tinktuur, mida võib panna varvaste vahele ja tõesti see teeb mõne päevaga selle varba vahe korda, aga seda ma ütlen küll, et see on valus, et see on selline kibe ja kipitav, et on inimesi, kes see on normaalne, eks ju, teised kardavad, et aga see on seda väärt, see on korraks on valus ja pärast on ta korras ja see tinktuur on siis täiesti nende mereandidest tehtud, et seal on meresoola, seal on natuke piiritust, selline puhastav, desinfitseeriv, et ja see teeb tõesti need kriimud ja sellised seenele altid kohad hästi kiiresti korda. Kas mehed, kui nad tulevad jalaravikabineti ja neil on need jalaprobleemid, et neil on lõhed ja haudumised ja nahk on niisugune teistsugune, et kas nad nagu ise on juba aru saanud, et see võib olla higistamisega seotud või see tuleb nende jaoks nagu tihtipeale nagu üllatusena? Ei, üldjuhul nad ikkagi on juba aru saanud, et nendel on, et see higistamine on mul olemas, et mis ma nüüd teha saan, aga millal nemad tulevad, siin on 2 varianti, ongi see, et kas tal naine saadab ta meie juurde, sellepärast, et naine, nagu üks mees ütles, et naine ei kannatanud enam seda lõhna välja, ma pidin tulema. Et
et või teine variant on see, et tal on nii valus, et ta ei saa oma rellakate ja oma tööriistadega kodus enam hakkama, et tal on nii paksud need kannad sellest haudumisest, et tal on juba valusad kannalõhed sinna sisse pressinud, eks ju. Et siin on ainult 2 varianti ja siis muidugi see, et kas ta jääb regulaarselt käima, see nüüd sõltub täiesti sellest esiteks, kus ta töötab, mis kell ta töötab, eks ju, aga üldjuhul nad jäävad regulaarselt käima, sellepärast et nad tunnevad seda, et näiteks meesterahvas, kes töötab 3 nädalat, elab täiesti metsas, autos, tal on ma ei teagi, mis masin siis seal metsas on, mismoodi teda nimetatakse, igal juhul puid ta lõhub selle masinaga ja tema ütleb alati nii, et ma ei saa ise seal nii hästi hoolitseda, et ta võtab meie juurest need vahendid kaasa, millega ta saab puhastada, desinfitseerimise ainet, sest tal ei ole vett seal töökohal sellel hetkel, eks ju, ja ta käib regulaarselt iga kord, kui ta 3 nädalat ära on olnud, käib ja puhastab oma jalad ära meie juures, laseb teha korraliku jalgade hoolduse ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis ta ütleb niimoodi, et ma ei julge enam vahele jätta, sest et nii kui mul läheb see vahe pikemaks, nii mul hakkavad jalad jälle higistama, mul on valus, mul on ebameeldiv ja see lõhn mulle enam ei meeldi. Ja mees, kes on käinud Nõukogude armees, kes on nii-öelda teisest kultuurist tegelikult kasvatada saanud, eks ju, või nagu kodune kasvatus on olnud hoopis teine, kui meil tänapäeva noortel on, eks ju. Või meil ei ole nii palju olnud, ütleme võib-olla tema konkreetselt elabki maamajas, eks ju, ja tal ei ole olnud duši ja mullivanni eluaeg, eks, et see meesterahvas ütleb küll niimoodi, et ma ei julge enam vahele jätta ja ma ei oleks arvanud, et tema nii tõsiselt võib hakata võtma neid asju. Et või siis on meil selliseid 70 pluss härrasmehi, kes ütlevad, et ma ei saa olla, sest ma ei saa nendega nii hästi hakkama, kui ma saan 2 nädalat, kui ma olen ära käinud teie juures. Et ma käin regulaarselt hoolduses ära, siis mul on 2 nädalat on väga hea olla, mu jalad ei higista nii palju, ma kasutan regulaarselt teie õpetusi, et vot pesen jaheda veega ja tal on hea olla. Ta tunneb ennast nagu palju tervemana, üks meesterahvas näiteks ütles, et ma ei ole isegi gripi enam jäänud, sellepärast et ma olen saanud endal jalad kontrolli alla, nad ei higista nii palju enam. Kõlab lootustandvalt, et kas sulle üldises plaanis ka tundub, et mehed nagu muutuvad üha teadlikumaks ka oma jalgade tervise osas? Kindlasti ja kui ma nüüd meenutan 8 aastat tagasi, kui päris ausalt ütlen, siis mu esimesed meesterahvad olidki esimesed kliendid Tartus, kui ma alustasin ja üks nendest vastas nii, et ma tulin sellepärast, sul on tehnika. Ma ei lähe mingi tilulilu pediküüri juurde, eks ju, kus küsitakse ainult küünelakki värvust, eks ju. Et tema tuli tehnika pärast, ta on siiamaani meil klient, teine ütles, et ma ei saa, sest mu jalad higistavad ja mul on valus olla, eks ju, ja ma julgesin teie juurde tulla, sest te teete teistmoodi neid asju. Et te oskate vaadata, miks see asi teeb. No tema jalanumber oli 52, eks, ega tal ei ole naljalt leida sokke, kingi, saapaid sellise numbriga nii lihtne, eks ju. Et meie kaudu sai ta paremat infot, sai teada, et mujalt maailmas saab ka tellida, eks ju, sellise vastava suuruse jalanõu erilised sokid, et vähem higistaks. Ja need mehed käivad siiamaani ja minu arvates aina rohkem ja rohkem hakkab noormees ka enda jalgade eest rohkem hoolitsema või nagu meile tuleb rohkem neid 25-aastaseid, kes jalgat mängivad, kes kuskil reisivad, kes ülikoolides õpivad, et neil on ebamugav olla ja meie juurde julgevad nad tulla esimesena küsima abi. Eks see vist on selles mõttes ka nagu lihtsam otsus, see teie juurde tulemine, et teie ometi olete kõike näinud, et tal ei ole nii piinlik tulla. Ja kindlasti, ja meie esimene küsimus ei ole kindlasti, kus te enne olite. Et niimoodi kõva häälega välja öeldes, siis see on kõik, kes meie juures töötavad, see on keelatud lause.
inimesele ei tohi tekitada, sest ütleme, kui me räägime jälle sellest higistamisest, see on niigi inimene hakkab hoidma alateadlikult seltskonnast eemal, sest ta ei tea, kas tal kaenlaalune paistab välja, kas julgeb üldse külla minnes jalanõusid ära võtta, kas julgeb just, et Eestis on ju kombeks, et igal pool peab jalanõu jalast ära võtma, eks ju, et tal tekib nagu sotsiaalne selline tõrge, ta ei taha nagu sotsialiseeruda kellegiga, ta ei taha käia kellegiga läbi, sest mis ma ikka lähen sinna, ma ei viitsi, ma ei taha, eks ju, et äkki tundub, on ju. Ja see teiste inimeste arvamus on ikkagi oluline paljudele inimestele ja kui ta tunneb, et tal on see probleem, siis ta ei taha minna sinna. Aga meie kabinetis on keelatud see asi. Meie küsime, mis on see mure, millega sa meie poole pöördusid? Et kuidas me saame sind aidata. Ja siis, kui me hakkame lahkama seda, millisest töökohast ta töötab, mida ta jalas kannab, kui suured võimalused on tal üldse oma hügieeni eest hoolt kanda ja kui need asjad on korras, siis tuleb ikkagi seda pärilikkust ka uurida. Et on ju olemas kuiv nahk, see on meil pärilik, eks ju, võimalus, et meil on selline nahk geneetiliselt. Sama asi on higistava nahaga, et haudumine, kõik situatsioonid tuleb läbi käia ja alles siis me leiame lahenduse sellele inimesele. No kui nüüd kuulaja on siin mõelnud, et tõepoolest, et temal oleks ka vajalik ja kasulik oma liighigistamisega seonduvate probleemidega tegeleda, siis kus need jalaravikabinetid üle Eesti asuvad, et kuhu nagu ta võiks pöörduda? No tänaseks oleme me nüüd Tartus, Tallinnas oleme 2 koha peal, oleme Lasnamäel ja Narva maanteel, Rakveres, Jõhvis, Pärnus, Kuressaares, Viljandis ja 2. juunist avame uuesti Rapla kabineti. Nii et tegelikult neid kohti juba on, et tuleb lihtsalt võtta endale see julgus ja võtta endale see aeg, et oma jalgade tervise eest hoolitseda. Absoluutselt, sest et tegelikkuses on ju, mehed on ju perepead, naised hoolitsevad kodu eest, aga mees peab selle kodu leidma. Ja kui mehe jalad valutavad, siis kujutate te naised ette, kui teil on torisev mees kodus. Ei ole ju kellelgi seda jama vaja, eks ju. Et mees on rõõmsam, kui tal ei valuta kuskilt, kui ta on hoitud ja kui ta saab teha oma asja. No, üks oma asi, mida mees teeb, võiks olla see, et ta käib jalaravi kabinetis, kui see tarvilikuks osutub. Absoluutselt ja jalgade tervise kaardistamine on just selline teenus, et me saame teada, kas meil on see probleem, kui me ikkagi näeme, kui meesterahvas näeb, et mõtleb, et miks mu käed higistavad, miks mu kaenlaalused on märed, miks mu T-särk on must või selline rikutud päeva lõpuks või miks mu sokid on lidimärjad, eks ju, siis jalgade tervise kaardistamine on üks selline teenus, mille kaudu me saame teada, miks see juhtub, kas meie saame midagi teha, kas tema ise saab midagi teha selle heaks. Õpetada teda, kuidas ta kodus saab enda eest hoolitseda, eks? Kuidas ta saab töö juures enda eest hoolitseda, et kui me räägime jälle sellest näiteks metsas töötavatest inimestest, seal on neid erinevaid ameteid, nad on ju päevad läbi, ööd läbi teatud jalanõudes, et kuidas ta siis saab enda eest hoolitseda. Suur tänu, Moonika Simm, jalaravikabineti looja ja podoloog ja hea kuulaja. Kui see oli nüüd teema, millega sa tundsid, et oled otsapidi seotud, siis tegele oma jalgade tervisega, pööra oma jalgadele tähelepanu ja kui endal mõistus otsa saab, siis sea sammud jalaravikabineti. Kõike head ja kohtume peagi taas. Jalaravikabineti podcast.